Ja nüüd vaadake seda, 4 hullu sportlast enda naturaalses olekus. Ja siis olen mina ka siin. Me hakkame täna siin streets workoutsi, acrobatics workoutsi asju tegema. Ja ma arvan, et praegu kohegi võiks vaadata, et kuidas on. Tunne on hea, aga kas see päriselt ka on niimoodi? Väga vorm olen. No nii oleme leidnud siis põhistaari üles, Miikal Baarman. Ja siis tänane, mis meil plaan on täna? Täna me teeme kolmikvõistluse, sest meil on siin nii palju tublisi sportlasi ja teemegi enne soojaks, kui me võistluse ja teeme siukse hästi naljaka editi, et see on kõige naljakam spordi edit, mis te kunagi olete näinud. Trust me. Get the jiggling, motherfucking wiggling. Nüüd on küll päris soe olla. See couple workout on päris hea. Aga mis edasi saab? No nii, nüüd meil tuleb siis CrossFit Games, midagi enneolematut. Midagi enneolematut. Ja siis anname vist selle kuskile spordistuudiosse üle või? Mul nagu see YouTube raad tulid üle, et ma sain meile selle kommentaatori palgata. Suurepärane. Ja siis hea, tavai. Võtke üle. Tavai. Aitäh, eksisa Martin Slaapin selle imelise võimaluse eest ja nüüd asume kohe asja kallale. Täna meil on siis siin CrossFit meistrivõistlused. Ma küll ei tea, mis ala see on, aga see hakkab kohe pihta. Ja esimene võistle ongi meil valmis. Vaatab protokollist Ilgar Kulijev, siis on Miikal Baarman ja siis peaks tulema Martin Slaapins. Vabandame, meil selle all neid kirjad jääks raha polnud, aga alustame kohe võistlusega. Võistlejad valmis läksid juba, issand jumale Martin Slaapins läheb paaristõugetega eest ära. Start oli halb, aga muidu on kiirre. Aga mis nüüd juhtus? Pissijäda. Martin Slaapi selle pissijäda ja tema läheb ära. See küll vale aeg, miks enne meil ei lureksi saa täitsa loll oled, kurrat võtaks. Aga siis on Ilgar rees ja Martin tuleb tagasi. Ja ka no vaatame, Martin tõmbab järgi. Ja fotofinis ja kes see võitis? Kas on Viik? Ja kohtunik otsustasid, et Viik ongi Viik. Martin ja Ilgar on Viiki jäänud ja vaadake seda. Järgmine võistlus peaks olema siis see mingi kolmikvõistlus on vist, ma siit protokollist vaatan, esimesena lähebki Miikal Baarman. Miikal Baarman on torre poiss, tema oli minul unenäus tõukerattatreener ja nüüd ta teeb siin kättega võrdusi. Ma küll ei tea, kui palju ta neid kättega võrdusi peab tegema, aga mina arvan, et Miikal suudab need ära teha. Ja 14 sekundit möödas ja Miikal läheb nüüd järgmise obstaakli juurde. Obstaakli nimi on puiten, ta sai puidust üle ja nüüd tuleb teha 5 hüppet, 2 on tehtud, 3 on tehtud, 26 sekundit, 4 on tehtud ja mis nüüd saab? Ja 31 sekundit täpselt 0,2 peal. Miikal on nii väsinud, issand jumal. Järgmisena on Ilgar, tõmbas kokaiini sisse, elu on sees ja nüüd läheb paaristõugetega Ilgar reest ära. Teeb küll parema tempoga kui Miikal Baarman, sellepärast, et poiss on kindlasti kogukam, palju rohkem jõusaalis käinud. Mina arvan, et Ilgar võib võita ja 2 sekundise eduga läheb eest ära. Kuid mis juhtus? Ilgar kukkus puidu pealt maha. Obstaakel oli ebaedukas ja pidi üles minema. Aga ikkagi nüüd on kõik sujuvalt läinud edasi ja Ilgar hüppab kohe kõvasti. Aga kas ta saab siis Miikalist mööda? Kuid ei, tee kiiremini. Ja Miikal on siiamaani liider, mida sa rõõmustab Ilgar. Ja meie ees on järgmine võistleja, kes on arvatavasti ka favoriit. Minu eksisa Martin Slaapis, kes andis mulle võimaluse teie ees siin rääkida.
proovida ja nüüd alustaski kätega võrdlustega, läks minna ja vaatame kõige parem tempo siiamaani. Tehnika annab natukene soovida, kuid kohtunik laseb asjal ikkagi edasi minna ja Martins teeb, palju tal juba aega läinud ja ta teeb suure edumaga teistes ja ta läheb üle puidu nii kiiresti ja nüüd ta juba hüppab, samal ajal kui teised oleks puidu peal olnud, tema hüppab. Martins Lapis eksisa, sa oled tubli mees, kas sa võidad selle ära ja üks hüppe on jäänud ja Martins Lapis võitis ja nüüd tulevad kommentaarid. Ma tahaksin tänada siis kõiki enda fänne, subscriberid, peapaela, ema, isa ja siis tahaksin... Kurrat, võtaks ole vait, mida sa seletad, meil saab eetri aeg otse, mine järgmise ala juurde, Martins. Järgmine võistleja ongi meil siin Ilgar Kulijev, tema näitamistehnikaga, tema suudab lõuatõmbit teha ja nagu näha, me teeme crossfit tehnikat, kus me võtame põlvedega hoogu ja me võtame täiega hoogu ja vaata seda tehnikat, vaata ta nagu kala ja odu, mis tuleb, oota meil on kurrat, riskotse, rajad said otse, kurrat. ja siin on üks ema sisend oma looduslikus keskkonnas, ootamas mil isane jahib toitu. Tavaliselt on kass sööloom, kuid selles kassiperes on elu ebaregulaarne ja siin me näemegi üht isa sisendit jahil. Kassid on enamjaolt kiskjad. Nad armastavad püüda hiiri või süüa konserve, kuid see kass tunnetab ohtu ja on otsustanud meid rünnata.